Minu nimi on Indrek Kohv ja ma tutvustan teile täna Loomingu Raamatukogus ilmunud teost Roomlaste teod. Selle raamatu eestikeelse tõlke sünni eest võlgneme tänu kindlasti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioonile, mis korraldas mõni aeg tagasi noorte tõlkijate võistluse ja tol korral arvati sisse ka ladina keel. Ja muidugi võlgneme siis tänu ka nendele tõlkijatele, kelleks on Anni Arukask, Marilyn Fridolin, Maria-Kristiina Lotman, Martin Teemant, Tuuli-Triin Truusalu, Martin Uudevald ja Kristi Viiding. See on üks ütlemata huvitav raamat, võib mõjuda ka väga kummalisena, aga kui see nii on, siis ma soovitan kindlasti lugeda nii sissejuhatust kui ka, nimetagem seda siis väljajuhatuseks, mille on kirja pannud Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding. See annab nende tekstide sünni ja muu ajaloo kohta palju olulist infot ja mingisuguse võtme selle kohta, kuidas neid lugeda. Mina loen ette siit ühe loo, see on lugu number 115. Ja ütlen lihtsalt nii palju ette, et iga loo juurde käib ka moralisatsioon, ehk siis väikene selgitus selle kohta, kuidas seda mõistuloona mõjuvat lugu oleks vaja kristlikult lugeda. Kuidas Kristus meie meeleparanduseks suri? Elanud kord valitseja, kellele kuulus üks mets. Seal aga elas elevant, kellele keegi ei söandanud läheneda. Kui kuningas sellest kuulis, uuris ta filosoofidelt ja tarkadelt elevandi loomuse kohta. Need kostsid vastuseks, et elevant armastab üle kõige ilmas neitsisid ja eriti nende laulu. Seda kuuldes lasi kuningas otsekohe otsida oma riigist 2 auväärset, ilusat ja mesimagusasti laulvat neidu. Leitigi 2 väga ilusat ja auväärset neitsit, kelle kuningas lasi lahti riietada ja nõndaviisi paljalt metsa saata. Ühele neist anti kauss, teisele mõõk ja nad asusid teele. Metsa jõudes hakkasid neiud mesimagusalt laulma. Seda kuuldes läks elevant nende juurde, hakkas nende rindu lakkuma ja neitsid jätkasid laulmist seni, kuni elevant ühe neiu süles uinus. Kui teine neitsi nägi, et elevant on esimese süles magama jäänud, tappis ta looma mõõgaga. Ja neitsi, kelle süles loom oli maganud, täitis kausi elevandi verega ja nii läksid nad kuninga juurde. Kuningas rõõmustas südamest ja lasi sellest verest otsekohe teha purpurriiet ja palju teisi asju. Moralisatsioon. Keiser on taevane isa, elevant Jeesus Kristus ja 2 neitsit, Maaria ja Eeva, kes on mõlemad patust puhtad. Eeva kandis mõõka ehk pattu, mille tõttu elevant ehk Kristus suri. Maaria kandis kaussi ehk oma neitsiliku üska, millest sündis Jeesus ja tema inimlikkus. Elevant lakub rindasid ehk Vana ja Uut Testamenti, millest ka inimesed saavad päästmise piima juua. Kristus lakkus mõlemaid, seega täitis oma verd valades mõlemaid seadusi ja tema purpursest verest saavad ka inimeste hinged au ja rõõmu ning igavese elu. Eks ole, tore lugu elevandist ja neitsitest. Ma valisin selle välja sellepärast, et see näitab väga selgelt, kui oluline on loo puhul tõlgendus. Kuidas me seda tõlgendame? Meie võime sellest tänapäeval aru saada ühtemoodi, kunagi ammu saadi sellest aru hoopis teistmoodi ja kui meil ei oleks seda moralisatsiooni, siis tunduks see meile praegu võib-olla täiesti absurdne ja võib-olla mõnele tundub see isegi koos moralisatsiooniga üsna absurdne. Nii et selline vapustavalt huvitav raamat, kus saab iga loo puhul vaadata, kuidas seda tõlgendada ja iga loo puhul saame aru, kui tähtis see tõlgendamine on. Ma tänan, et te leidsite aega tulla siia minuga koos lustima ja seda tänast lugu kuulama. Kui te tahate edaspidi operatiivsemalt teada saada, millal uus lugu ilmub, siis sõtkuge julgesti igasuguseid nuppe, mis siin video all on, võite tellida minu kanali või siis vajutada ka seda kellukese lehmakellakujulist nuppu, see toob teile teate kohe kätte, kui uus video on üles läinud. Nii et aitäh veel kord ja loodetavasti kohtume umbes täpselt nädala pärast.